Tere tulemast Lastehoid.net andmebaasi. Tegu on esimese üle-eestilise lapsehoidjate andmebaasiga. Kuna projekt on käivitatud vähem kui nädal tagasi, siis hetkel saavad kõik lapsehoidjad vabalt lisada oma ankeete ning meie neid andmeid ei kontrolli. Seega kindlasti tuleb tähelepanelik olla ja kui olete siit sobiva lapsehoidja leidnud, kindlasti varem kohtuda, enne kui laste juurde kutsute, uurida tausta ja kõike muud. Lähiajal on plaanis lisada ka mõningad funktsioonid, mis teevad lapsehoidja tausta kontrollimise hõlpsemaks ja annab teile võimaluse juba läbi meie andmebaasi leida turvalisemaid lahendusi. Aga nagu näete lehele tulles, siis on teil ees kaart. Kaart on tavaliselt pandud nii, et keskpunkt oleks teie kodukoha lähedal. Kui see mõnikord on natuke teistmoodi, siis saate alati tulla kaardilt miinusmärgiga välja, otsida üles oma kodukoha või juhul, kui tahate kellelegi teisele lapsehoidjat otsida, siis tema kodukoha ja otsite siis kaardi pealt vajalikud lapsehoidjad välja. Vaatame siis hetkel Tartu lapsehoidjaid. Kohe kui ma kaarti muudan, muutub ka alt nimekiri. Siin nimekirjas on esimesena eesnimi, kuni meil ei ole kasutajate sisse logimist ka lapsevanemate poolelt ja hakkame kindlasti panema perekonnanime avalikult välja. Siin on vanus, siin on ikoonid, mille tähenduse leiate siit reast. Vastavalt siis päike on päevane hoid, õhtune hoid on siis peale 6 või ka osad pakuvad öist hoidu. Mary Poppins väike ikoon tuleb ise kohale, hoiab lapsi enda juures, omab autot, kus juures seda filtrit soovitan kasutada ainult neil, kellel on vaja tõesti, et lapsi viiakse või tuuakse kuskilt ringist või siis asuvad asukohas, kuhu on ühistranspordiga väga keeruline ligi pääseda. Üldse iga filtri puhul peate mõtlema, et enne kui alla vajutate, et kas see on teile hädavajalik tingimus või lihtsalt. Kuna võib juhtuda nii, et panete liiga palju filtreid ja jääb kõige sobivam lapsehoidja leidmata. Siin on ka hoiab koos oma lapsega, ehk tähendab seda, et tuleb teie juurde või on tal kodus enda laps või juhul, kui tal on ka teisi hoiulapsi. Ja tugiisiku teenuse puhul praegusel hetkel me ei nõua mingit koolitust ega tausta, vaid pigem moraalset valmisolekut. Tulevikus tahame kindlasti lisada ka selle, et inimene paneb üles, kui tal on mingi tõend antud teenuse osutamise õiguse kohta. Siin on Express teenus, see tähendab, et umbes 3 tunnise ette teatamisega on inimesed nõus tulema lapsi hoidma ja siin on nõus välismaale kolima. Et kui olete ise kolinud Norra, Rootsi, kui iganes ja tahate, et teie lapsi siiski kasvataks eestikeelne lapsehoidja, siis kindlasti tasub alla vajutada. Nüüd kui kaardil liikuda, siis te näete iga kord, kui te mõne ikooni peale lähete inimese nime. Samuti kui siit liigute, siis vastavalt see, kelle peal on hetkel teil kursor, läheb kaardil roheliseks. Kui tegu on väikese Kalevi või külaga, siis ei ole väga suurt vahet, aga Tallinna Tartu puhul kindlasti tasub hakata otsima kõige kodulähedastematest inimestest. Samuti kui näiteks teil on vaja Express teenust reedel, kui teil on plaanis midagi ette võtta, siis vajutage kohe Express teenuse alla, klikkige reedesele nupule ja hetkel tundub, et Tartus oleks teil ainult üks inimene valikus. Nii, vajutate inimese nime peale ja näete, siin on inimene kirjeldanud oma kogemusest, siin on ta kontaktid, veel kord teenused, siin on nädalapäevad, millega ta on nõus hoidma ja siia alla tulevad soovitajad, kui keegi on teda soovitanud. Hetkel tal soovitajaid veel ei ole. Kui tunnete inimest ja julgete teda oma nime alt soovitada, siis saate läbi Facebook kommentsi seda teha. Nii, lähme tagasi põhilehele. Siis siit allapoole minnes näete ka meie Facebooki lehte, et kui teile teenus meeldib ja tahate kuulda, millal meil uued funktsioonid lisanduvad, siis pange kindlasti like
ja olete esimene, kes teada saab, kui me suudame majandustegevusregistri ja kutsekoja andmed endale integreerida või miskit muud huvitavat ja lõbusat teha. kui teil on veidikene kauem aega, siis kindlasti tasub vaadata ka meie blogisse. huvitav fakt on see, et täna 3. märtsil, kui ma seda videot teen, on tegelikult portaal alla nädala vana. Avalikult läks ta alles üles 27. veebruaril. Ometigi on meil juba Facebookis päris palju jälgijaid, samuti on üle 150 lapsehoidja andmebaasis. Kindlasti, kui blogisse satute, vajutage siin küsitlusel oma variant, kuna iga kord, kui 100 vastajat on mingile küsimusele vastanud, kirjutame kokkuvõtte blogisse ja neist artiklitest on ka hiljem kasu siin lehel brausides. Siin on blogipostitused üksteisele järgnevalt. Kui tahate mingilt kindlalt teemalt otsida, siis siit saate tag'ide kaudu. Siin on ka välja toodud Garage48 Facebooki leht, tänu millele üldse see projekt käiku läks. Seega, kui teid huvi pakub või endal mõni tore idee, siis tasub vaadata. Ja kindlasti, kui teile meeldib selle lapsehoiuportaali idee ja tahate, et see tõesti käiku läheks, siis siin on mõned variandid, kuidas saate aidata kaasa, et see info leviks ja et see lapsehoidjaportaal tõesti sisaldaks kuu-paari pärast kõigi lapsehoidjate kontakte. Kui teil on mingeid küsimusi või ettepanekuid, siis üks variant on postitada need meie Facebooki seinale, kust üritame võimalikult jooksvalt vastata. Või siis saatke kiri siia alla lastehoid.net@gmail.com. Hetkel haldab leht MTÜ abiks ja siiralt loodame, et suudame arendada välja teenuse, mis on hädavajalik, kui vaadata, kui kiirelt rahvas on selle omaks võtnud. Ja kindlasti paneme ka uusi õpetusvideosi ülesse, et tasub ka YouTube'i kanalil silma peal hoida. Suur tänu teile!